Kuidas teil jõulud olid lapsepõlves? Alustame kohe otsast peale. Igasugune esoteerika, see jookseb minust nagu, ma olen kõige kaugem vend sellest, ma loodan. Mul oli lihtsalt see auto, et sa tõmbad seda tahapoole ja siis ta läheb mjau. See, mis veendumusega sa ütled, see on lihtsalt ainult su veendumus, see ei ole ju tõde. No see... Kas te teete endale jõuludeks kinke või? Vaata, kuldne reegel on tee teistele seda, mis sa tahad, et sulle tehtaks. Platinum reegel on tee teistele nii nagu... Mul on nagu paar korda on vaja olnud, siis mul ei ole ja siis mul on nagu nii ketta saanud. Siis nagu tuleb kasuks. See on nagu praktiline ja siis ma saan öelda, et mul läheb seda vaja ka vaata, et see ei ole nagu lihtsalt mingi loll asi. Õhinapõhine podcast. Let's go! Sa juhi seda episoodi? Jõulud sinna ja tagasi, nii kaugele minema jõuludest kui võimalik. Mitte meelega, aga lihtsalt. Ja siis tuleme tagasi. Tee intro. Okei. Siin me oleme jälle. Üli hype. Jõulud. See tuleb enne jõulu täpselt välja. Fake hype. Ja oleme siin, Mart, Triinu, Reimo. Teeme jälle õhinapõhist podcasti. Meie esimestele kuulajatele, mis õhinapõhine podcast üldse on. Me oleme põhimõtteliselt podcast, kes proovib mõista ja õppida tegema päris podcasti. Ja põhimõtteliselt me oleme Tehnikkõrgkooli tudengite meeskond, nagu eksperdid. Miinuseksperdid. Jah, miinuseksperdid. Ja enne kogematu kogus ja ebareaalseid kõrvalepõikeid. Et tihti räägime ühest asjast ja need haruteemad lähevad pikemaks ja sügavamaks kui see põhiteema ise üldse. Aga Triinu, millest me täna räägime? Kõigepealt räägime sellest siin taga, need kaunistused. Meil on kuulajad ka, siis maini kuulajatele ka väga elava kirjeldusega. Meil on siin taga kaunistused, mille mina tellisin, mina tegelesin ja mina tahtsin. Ja tegelikult teised tahtsid ka ikka, ma arvan. Siin on väiksed sokikesed ja kõigile, tegelikult see ei ole teile, aga kes meil tiimis on, siis sokkide sees on asjad ka. SSSS käis Super Sexy Secret Santa. Nii et palun vaadake nendesse sokkidesse, need ei ole siin ilu pärast, on ju. Ja siin on väike lipsuke, selle üle ma nuhke, meil on siin jõulutäht, mille ma ümber istutasin, nägin vaeva. Ma ei oska taimi hoida, 3 nädalat kodus hoidsin. Imestan, et ta üldse elus on ju, kätt kaamera taga ütles ka, et ta on üle kastetud ja kõike sellist. Ja küünlakesed. Et ma loodan, et te olete meie setupiga rahul. See episood tuleb välja on ju täpselt enne jõule. Enne vaheaega, jah. 18. detsember, ma arvan. 18. detsember, et siis stay with us, nautige, vaadake, kuulake. Mart, Reimo, võtke jutt üle. Ühesõnaga, mõte on see, et räägime jõuludest. Kuidas teil jõulud olid lapsepõlves? Alustame kohe otsast peale. Mart, kuidas sul olid? Mul olid niimoodi, et 20... Peksa. Sai ka. 23 pidasin emaga ja siis 24 läksin vanaisa juurde maale. Seal sai kelgutada ja värkisärk ja supertiim. Isa tõmbas endal selle. Isa tegi seda klassikalist, et ta läheb nagu, et ma lähen toon puid või midagi. Ja siis tuli tagasi jõuluvanaisa, vaatas, et kurat, isa jääb kõigest ilma praegu, jõuluna just tuli. Aga teil oli ka see teema, et kui lapsepõlves jõuluvana käis, siis see oli tihtipeale keegi nagu sugulastest? Oligi isa. Oligi isa või? No oligi isa. Ja kus isa siis oli? Isa ütles, et ta läks toob puid või midagi ja siis tuli jõuluvana järsku, kus ma ütlesin, et kurat, isa jääb täpselt ilma, et kus ta on praegu. Okei. Reimo, tuleb sul midagi meelde? Ja meil olid vanemate mingid sõbrad ja taolised asjad. Korra määlta, meil tuli 2 jõuluvana. See oli nagu äärmuslik juhtum. Aga kinke selle pärast topelt ei tulnud. See oli see näärivana tegelikult. Võis olla küll. Kuigi... Ma mäletan seda hetke, aga ma ei mäleta, mis värvid ülikondades või nendes ürpides nad olid. Küsiks jõulude kohta. Kas teil on olnud mingi kingitus, mida te nagu olete nagu mitu aastat järjest? Puldiauto. Aga te ei ole saanud? Või olete siis saanud, aga iga aasta küsite sama asja?
ma tahtsin väiksena, ma nägin Karupoeg Puhipoes ühte ülilahedat nagu mängubeebide vaata, narivoodit roosat, täispuit, eksklusiivne teema ja siis jõuluvana tõigi. See oli ülilahe moment. Ja ma tean, ma sain kunagi iPadi ka jõuludeks, mida ma ei palunud ja see oli nagu teine ülilahe kingitus. Jah. Mark, mis sul see kink on, kui sul siuke küsimus juba tuli? Mul oli mingi 4 või 5 aastat järjest, ma küsisin puldi lennukit või puldi helikopterit. Nagu kirjutasin ja suissi sisse, palun tooge. Ja ma sain iga aasta puldi auto endale. Iga aasta sain uue puldi auto. Kas see oli see juhtmega puldi auto, mis käib edasi tagasi või nagu mis sõitis vasakule paremale? Või ikka vasakule paremale, jah. Ma astusin tihti peale enamustele peale, kogemata. Teed seda trikki, kus sa sõidad nagu läbi jalgade või midagi, vaata. Inimeste vahel niimoodi. Ma astusin oma iPadile peale. Jaa. Mul oli, ma tahtsin, no täpselt nagu sa küsisid ja nagu sa tahtsid neid kopterid ja lennukeid. Ma tahtsin ilma juhtmeta autodest need, mis olid, tihti said mingi, kus sa edasi-tagasi vajutada niimoodi, ma ei tea, kas te olete näinud või sedasi, et vajutad rohelist nuppu, see väike auto meetripikkuse juhtme otsas liigub edasi, vajutab punast, liigub tagasi, lihtsalt niimoodi saad sõita. Aga see on nagu nii low level asi versus see, et sa saad mingi vasakule paremale sõita kuskil. Igatahes ma ei ole nagu usklik ega ei usu elu sees, aga igasugune esoteerika, see jookseb minust nagu, ma olen kõige kaugem vend sellest, ma loodan ja arvan. Aga oli nii, et kogu aeg soovisin seda puldi autot ja ei saanud. Ja siis mäletan, me käisime, kus oli lasteaiaga või lasteaiaga, käisime Paides Vallitornis, seal oli mingi jõuluüritus, mingi väikestele lastele, mingi asi, värki. Ja seal räägiti igast nagu jurasuust välja, ja seal olid siuksed nagu väiksed klaas, nagu, ma ei tea, kas helbed, aga siuksed klaasist mingi asjad tehtud, siuksed siledad ümmargused, mingi lihtsalt kaunistus, mingi suvalised asjad. Nagu uba, aga siuke vahet ei ole. Ja seal räägiti, et näete, võite kõik ühe kaasa võtta ja soovida, kui te väga soovite, siis te saate, mis te tahate. Siis ma mõtlesin, et ei, ma võtan 3 tükki, siis ma saan 3 soovi. Siis ma võtsin need kaasa ja siis kodus mäletan mingi õhtul soovisin täiega, otsin seda käes, et ma loodan, et see töötab lihtsalt, et ma toon puldi autot. Ja siis kunagi hiljem sain. Siis kui isa Norras töötaja, siis lihtsalt millegi otsustas, et oli lahe, et teil olid nagu puldi autod, siis mina mäletan lapsepõlvest ainult. Mul ei olnud nii fancy isegi, nagu et edasi-tagasi vaata, mul oli lihtsalt see auto, et sa tõmbad seda taha poole ja siis ta läheb mjaa. See oli jumala vinge. See oli jumala lahe auto. See oli nagu. ka päris äge. Noh, võt. Aga miks te lambist väga tiipi võib-olla, et miks te arvate, miks jõulud üldse püsima nii või miks siuke väga veider asi, kui hakata mõtlema, mis asi on jõulud ja mingi jõuluvana ja kinkide toomine. Nagu, kui sa võtad, et maailmas ei eksisteeri mitte midagi, on lihtsalt inimesed, kes tapavad loomi, et saada süüa ja mingi otsivad taimi, et süüa ja elamiskohti. Ja siis kui mingi siuke asi nagu jõulud ja jõuluvana ja mingi kinkide andmine ja mingi, miks te arvate, siuke asi on püsima jäänud või miks siuke asi? Inimestele meeldib ju kinke saada. Plus on jälle nagu see on traditsiooniks saanud. See on selline tore, mis see sõna on? Ühistegevus. Nagu meil on teised riigipühad ka, on ju. Meil on ju sõbrapäev, siis meil on jaanipäev, esimene koolipäev, minnakse peredega välja sööma. See on jälle mingi põhjus midagi, mida tähistada. Ma arvan, et 2 asja, et esiteks Jeesuse sünd, usu pool sellest. Ja teine on see, et kapitalism lihtsalt on see kingitus, et on nagu teemaks. Kunagi oli lihtsalt see, et Jeesus sündis, me kõik usume ja siis tehti lihtsalt ägedat õhtusööki, vaata, ei olnud mingi kingitusi. Aga siis mingi mõni 100 või paarsada või mõni 10 aastat tagasi hakati siis kinke tooma nagu teemaks. Et see on nagu hea pähe määrida, hea põhjus, et kuulge, te nii võna tähistate, tehke siis kinki ka. Ma ei oska sellel kohal üldse kommenteerida. Ma olen usklik, mul on rist kaelas on ju, aga... Sa oled usklik või? Jah, ma ristitud. Ma on ka ristitud, see ei tähenda, et usklik peab olema. Millest seda usute? Mis sa ei usu? Ma usun jumalasse. Usud? Jah, päriselt usun. Kas usud, neid on 1 või 2 või mitu, on ta mees või naine? See on nagu selline teema, et minu jaoks, mul on terve pere ristitud, mul on vanaema,
hästi sügavalt usklik, aga näiteks see, mida tähendab Jumal mu vanaemal, ei ole see, mis ta tähendab mulle. Minu jaoks on Jumal võib-olla lihtsalt, ma ei saa öelda, et isik või koht, aga mille poole pöörduda. Ja see aitab, ma ei tea. Vahest, kui on raske, siis ma räägin Jumalaga. Aga ta ei ole nagu Jeesus, ta on lihtsalt su mingi oma... Ta on mu oma, jaa. Käid kirikus ka pühapäeviti, jah? Kirikus? 2 korda aastas. Lihavõtted ja jõulud. Sa käid nagu seal siis, ütle lihtsalt, kui see on liiga isiklikud küsimused või mis iganes, see, kui sa juba nendele vastasid, siis tõenäoliselt ei ole, aga kui sa käid kirikus lihavõtetele ja jõuludel ütlesid, aga sul on oma Jumal, aga seal käiakse Jeesust ju nii-öelda, ma ei tea, tänamas või mida seal tegemas käiakse. Kas sa seal käid nagu nii-öelda salaja oma Jumalaga chillimas või nagu, kui sa käid kirikus, kristlikus kirikus, aga sul on oma Jumal, mis sa seal teed siis? No pere läheb, ma lähen ka. Et sa ei võta nagu, et Jeesus ja Jumal oleks nagu sinu nagu nii-öelda Jumal või? Et sa vaatad, et sul on mingi isiklik kuskil teisel pool? Ei, see on minu jaoks natuke liiga palju, mis seal tehakse. Et selles suhtes mingid asjad ja värgid. Ma mambelin neid laule kaasa ja niimoodi, aga see on nagu täpselt see teema, et kui hästi sa tahad oma perega läbi saada, kui palju nad tähendavad sulle. Sest väga suures osas ma käin seal pere pärast. Aga ma olen nagu üksi ka kirikus käinud mõnikord. Tõesti. Siis kui raske tajad on? Jah. Väga tore on. Päriselt. Kas see missad on katoliku või mis see teine kirik? Ma küsin, ma ei tea. Aga olete kuulnud seda mõistet missa? Nagu kirikutes peetakse? Ei ole. Pead või? Ei ole. Aga mingi ka osa sellest, mis iganes nad seal teevad, ma enam ei teagi, aga see on huvitav, kuidas nii paljud asjad, kõik, mis on usuga seotud, liiguvad mingis teatud nagu, ma ei tea, kas lihtsustatuse suunas või nagu kaob see nagu point tagant ära. Sest näiteks missad olid kunagi nagu väga ammustel aegadel sellised hästi verised tegevused, seal nagu ohverdati ja minu teada seal ohverdati mingi loom ja mitte inimene, aga seal nagu võetigi päris loom, et tapeti ära. Aga nüüd on lihtsalt mingi süke, tehakse mingi süke traditsioon ja see ohverdus oli lihtsalt selleks, et inimesed saaks nii-öelda enda pattudest vabaks. Et kõik teevad nii-öelda mingi patte, mis ei lähe Jumala nägemusega maailmast kokku. Ja siis, kui sa ohverdad mingi asja, ta pidi aga olema, et ta on su jaoks tähtis ka see, mis sa ohverdad. Et sa ei ohverda lihtsalt, ei too mingi prügi sinna vaata, et sa annad nagu mingi asja vastu nii-öelda. Aga nüüd on lihtsalt mingi, igaüks võib sinna minna väike laps vaatama missat. Ma ei tea, mida nad täpselt enam tänapäeval seal teevad, tõenäoliselt mingi laulavad ja värki. Aga et nagu see sõna hoitakse, aga see, mis seal taga on, see on täielikult kardinaalselt asjadel muutub. See on huvitav. Ma ei teadnud seda. Mis see missa on? Missa... kuidas ütled seda? Missa, M-I-S-S-A. Missa. See ongi siis nagu, kus sa nagu filmides lähed sinna kambrisse, siis ütled, et kuule, et ma tegin pahandust, siis ütleb, et 10. See on mingi, see on mis asi? Pihil käid. Jaa, see on pihil. Aga Eestis seda väga ei tehta. Kallis isa, ma olen patustanud. Ja missal on, kus minust palju inimesi koos ja seal süke nagu ta mingi organiseeritud mingi üritus nagu seal. Aga ma tahtsin seda mainida, et mul on süke teooria jõulude kohta ja jõuluvana kohta pigem just. Kui nad on nagu kristlikust... Mul on teooria, Tuvi, mul on teooria, sorry. Anyway. Teate ju. Ei. No meeldus mingi lennuk kelgukoeradest või midagi. Tujuriku ei ole kätekas. Mida sa ajad? Tuvi, okei. Okei, jah, toi. Ühesõnaga, vaata väiksed lapsed, neile võimalikult kaua hoitakse nii-öelda nende eest varjus seda, et jõuluvana päriselt nii-öelda ei eksisteeri. Sellisel kujul nagu nende eest varjat. Lastele jätakse mulje, et jõuluvana on mingi vend kuskilt Soomest põhja poolt sealt põhjanabalt on ja teeb kingitusi ja siis toob kõikidele headele lastele ja halbadele ei too. Kas su küsimus on, miks see nii on või? Või mul on teooria, et miks jõuluvana kui selline püsib ja värki ja miks ta kristlikus maailmas eksisteerib. Nii, on jõuluvana ja lapsi hoitakse teadmatuses, et tegelikult seda ei eksisteeri. Ehk neid hoitakse pimedas usus. Neil puudub nagu päris teadmised või nagu
sellisel kujul jõuluvana ei eksisteeri, eks ole, et on mingi põhjanabal mingi vend, kellel on punane nina ja mingi mantlis ja tal on, ma ei tea palju neid päkapikke, kes ehitavad neid mänguasju ja värki. Olete nõus, et sellisel kujul ei eksisteeri? Või me ei ole veel ühel... jah, okei, ta ei eksisteeri. okei. Okei, if you have to put it that way. Igatahes. Nüüd see, et neile öeldakse, et kui sa oled tubli laps, siis jõuluvana toob sulle selle kingi, mis iganes. See on täpselt sama nagu Jeesuse mingi 10 käsku. Kui sa oled hea laps ehk täidad neid 10 käsku, siis Jeesus on su vastu armuline, andestab su patud ja mis, noh, kuna ma ei ole piiblit lugenud ja ma ei ole selles sees, aga see üldilme kogu sellest, ma ei saa öelda kõikidest uskumustest, aga suures osas kõikidest uskumustest. Ja ühesõnaga, hoitakse seda pimedat usku lihtsalt. Sa ei tea ju, keegi ei saa tõestada, et mingi siuke asi nagu Jumal ükskõik millises kujus, et ta eksisteerib. See on taga lihtsalt pime usk. Ühtegi päris tõendit ei eksisteeri, ainult inimeste mingi oma kogemused, jutud ja kujutlusmaailm. Ja nüüd lapsed, ütleme, ma ei tea, suvaliselt, et umbes 7-aastaselt nad figurdavad välja, et jõuluvana ei eksisteeri. Sellisel kujul, nagu nad arvavad. Issi, sina või? Nagu et nad saavad sellest teadlikuks. Aga selle ajani ainuke asi, mis hoidis neid jõuluvanat uskumus, on lihtsalt puhas usk. See, et sa usaldad oma vanemaid, see, et sa usaldad oma, ma ei tea, teisi laste ja kaaslased ja värki, et jõuluvana eksisteerib, ju siis eksisteerib. Kõikide uskudega on täpselt sama. Ju kui teised kõik usuvad ja värki ja mu vanemad rääkisid, et see usub ja mul on ka võib-olla mingi kogemus, et mida iganes see Jeesus või Allah või kes iganes tegi, järelikult eksisteerib. Aga igasugune tõestusmaterjal ju teaduslik tõestusmaterjal nagu puudub. Et hoiab samamoodi see usk Jeesusesse tutvustatakse selle sama jõuluvana näite baasil. Kui sa uskusid jõuluvanasse, täpselt see sama protsess hakkab sulle rakenduma, kui sa nii-öelda kristlaseks hakkad või mis iganes moslemiks või okay, aga kas sa ütleksid, et see on negatiivne? Nagu nii-öelda siis pime usk nagu? Ma esitaks sellise küsimuse, kas kõikidele küsimustele maailmas peab olema vastus? Peab leiduma vastus? Või mõni asi peakski jääma nagu teadmatusesse? Ma leian, see on nii keeruline küsimus, sest see on nii kõikehõlmav küsimus. Sellepärast, et millele me päriselt üldse vastuse saame anda, nagu kõik on mingi sükse kõhklustasemega nii-öelda vastused. Kui ma ütlen, et ma olen täiesti kindel, et mu nimi on Reimo, kui ma olen 100% kindel, et mu nimi on Reimo, see on juba vale, see ei olegi vastus, nagu ma ei saa seda kunagi teada. Võib-olla ma läksin sünnitusmajas vahetusse, võib-olla ma elan üldse oma luuludest praegu peas, äkki teidi eksisteeris, nagu sa ei saa lõpuni välja kõik. Calls for intervention. Ei, aga nagu 100% me ei saa ühtegi asja maailmas niikuinii teada ju. Olete nõus? Ja nagu päriselt, nagu 100%, 99,9 ma olen nõus, et saab, aga 100% täielik veendumus. Ma olen kogu aeg sellele mõelnud, et nagu öeldakse, et üks asi on kindel elus, et sa sured ära üks päev, et nagu see on kindel. Ja maksud ka. Ja. Aga kas ikka on? Never know. Et sa usud ainult seda, mida sa näed oma silmadega, põhimõtteliselt. Kui sa näeb sinna nagu Jeesuse või Jumala või kes iganes teemasse nagu. Nagu jah, sina. Mina personaalselt no nagu. Jah. Et sa mõtledki seda, et kui sul ei ole nagu tõestust, et siis sa nagu ei saa uskuda seda. Ma küsiks vastu, kas sa saad isegi siis uskuda, kui sul tõestus näiteks, ütleme mingi ilmutis tekib seal seina peale, seal on mingi kumab, lihtsalt kuna me Kristuse teemas ütleme lihtsalt, et sinna tekib mingi rist ja seal on nagu sa näed, et mingi Jeesuse moodi kuju ka seina peal lambist ja ei saa aru, kust see tekib. Kas sa nüüd juba kohe usud Jeesusesse? Või see tundub, minu aju hakkaks näiteks mõtlema, et no mingi trikk, keegi plaanis juba, et me hakkame süksel teemal rääkima, mingi trikk, keegi huiab kuskil. Tekib 2 korda, sa kõnnid kuskil koju, kuskil tänavalt, kus keegi ei saanud teada ka, et sa kõnnid ja tekib see sama mingi kuju. See hakkab tekitama sul nagu õõnestama seda vastanduskumust, vaata, et ei, kindlalt Jeesust ei eksisteeri. Aga nagu, kui ükskõik kui palju seda tõestusmaterjali sulle tekib, nagu 100% ma leian uskumine on objektiivselt pime uskumus, nagu ükskõik kui sa võtad kas või teaduse,
kõik nii palju asju teaduses on ka ringi tõestatud või nagu on mingi faktid. Ja siis me saame uut infot. Näiteks, teate, kui vana on universum? Meile teadaolevalt. Mitu miljardit? Jah. No umbes tead, mitu miljardit? 3. Ei, maakera on mingi juba 4,2 ei või? Miljardit? Jah. Okei, ma pakkusin 4200 miljonit. Ehk 4,2 miljardit. Jah. Teadaolevalt, ma ei tea, enne aastat 2020 vähemalt, me teadsime, et maakera on 13,9 miljardit aastat, mitte maakera, universum. 13,9 miljardit, vist oli 0,9, 13 midagi miljardit aastat vana. Nüüd aastal, kus oli 2023 juunis, kuskil 2020 edasi, uute nii-öelda tehnoloogia arengu ja mingi avastuste tõttu, nüüd meie teadaolevalt maakera vanus on 10 miljardit aastat vanem, sellest veel nagu 23 või 24 miljardit aastat, aga selle hetkeni oli see eelmine asi fakt. Et nagu, mida me üldse lõpuks uskuda saame nagu täieliku veendumusega, kui sellised asjad juba nagu muutuvad ja nagu, sest keegi võib täiesti veendumusega öelda, ei, maakera on 13 miljardit aastat vana, nüüd järgmine vend ütleb, maakera on 24 miljardit aastat vana. Ja nagu see, mis veendumusega sa ütled, see on lihtsalt ainult su veendumus, see ei ole ju see tõde. Nagu, no I'm saying, kuku. Kas te teete endale jõuludeks kinke või? Ma kavatsen küll, jah. Endale? Jah. Okei, mis te endale kingite? Ma juba kinkisin. Las ma vaata, mis kell ei ole jõulud veel mees. Ma teen sünnipäevakingi ka endale ja sõbrapäevakingi iga aasta, sest mulle meeldib ennast täiega premeerida. Minu arust on ülilahe. Aga see aasta ma tellisin Ritualsi firmas tooteid, mingid kosmeetikatooted ja sellist asjad, lõhnab mega hästi. Ja siis ma ostsin küünekeeli ja siis ma tegin endale advendikalendri ja siis ma tellisin veel Tegid advendikalendri? Kingituseks. Ei, ma ei viitsi teha. Come on. Ja siis tellisin asju ka veel mingid riideid ja nipid. Ja siis ma ütlesin Empsile ka, et nagu ära tee mulle mitte mingit jõulukinki see aasta, sest mul on kinkidega alati see teema, ma teen ise täpselt, mida ma tahan. Ja kui see ei ole täpselt see, mida ma tahan, siis ma võin isegi kurjaks minna. Nagu veel kurjemaks, kui sa praegu oled või? Ei, üldse mitte niimoodi, aga mulle ei meeldi saada nagu kingitusi, kui see ei ole täpselt see, mis mina tahan. Mulle Emps ütles ka, et annab mulle 50 € lihtsalt see aasta, aga seda ka ei taha nagu. Miks sott võiks ikka? Ei, pigem mitte midagi. Laske mul elada kodus. Ja siin on see hea välja, mul tuleb alati meelde. Vaata, kuldne reegel on tee teistele seda, mis sa tahad, et sulle tehtaks. Aga see nii-öelda platinum reegel on tee teistele nii, nagu sa tahad, tee teistele nii, nagu nad tahavad, et neile tehtaks. Ehk samamoodi tihti inimesed kas kingivad kellelegi midagi sellist, mis nad arvavad, mis nemad tahaks saada, siis nad kingivad teisele. Aga nagu, kui sa päriselt teisele head tahad, siis sa ju kingid talle seda, mida ta ise saada tahab. Nagu sealt next level. Mulle täiega meeldib kingitusi teha, mulle reaalselt meeldib isegi kingitusi teha teistele rohkem kui siis kingitusi saada. Ja ma olen täiega hea kingituste tegijaga. Nagu ma mõtlen nii läbi kõik kingitused. Küsi, mis kingituse ma sulle teeks? Mis kingituse mulle teeks? Raha. Sul on raha vaja. Millest selline, see, et ma iga päev sama särki kannan, tähendab? Ei no, see on minu selline personaliseeritud kuidas ütled siis vaade, mis mul on nagu silma torganud. Minust raha on, ma tahan seda ka teada, mis kinkes endal teed, aga minust raha on, mul on, kui kingitakse raha, siis minust on see märk, et sa kas teed lihtsalt seda nii-öelda see viisakus kink või et et mullegi, sa kinkist mulle eelmine aasta raha, ma kingin sulle raha ja siis põrkab edasi tagasi, siis see netosumma seal keskel on 0, vaata. Aga keegi kingib ja mul on täiesti ükskõik, kui see on nagu 0 väärtusega literaali. No fine, ma teeks kaardi ka näiteks. Ja kirjutaks pika jutu sisse.
okei, kui seal on pikk jutt, okei, see on väärt, Ma aga kui see kirjutan on pikki kaart asju ja seal on all kirjas Triinu, siis ma olen nagu, ma kohe prügikasti tõstan, kas ma olen paha inimene, sest nagu lugesin läbi ja nagu mis ma teen sellega. Aga mis sa endale, mis kinka sa kingid või mis sa ma kinkisid? lähen ostan endale mingi ägeda tööriista. Praegu on Makita mingi multitool silmapiiril. Multitool, see on see, mis see väriseb eest see. jah. Mis teed, sa hakkad liiste lõikama nagu kuskilt Jaa, naela reaalselt. kõrvalt või? Mul on nagu paar korda on vaja olnud ja siis mul ei ole ja siis mul on nagu nii ketta saanud. Siis nagu tuleb kasuks. See on nagu praktiline ja siis ma saan öelda, et mul läheb seda vaja ka vaata, et see ei ole nagu lihtsalt mingi loll asi. Ma ei saa sellest tihti aru. Kui on sellised tööriistad, mida sul läheb mõni kord aastas vaja, siis miks mitte lihtsalt rentida? Nagu ma pean vanematega nii tihti seda, ma ei tea, kas sõda, aga nagu proovin nagu mõista, et miks mitte lihtsalt rentida, miks me peame kohe kõike omama. Ja meil ühe korra aastas mingit, ma ei tea, valab betooni ja seal see vibraator, vaata, mis ajab mulje välja värki. Selle asemel, et nüüd mitu maja sa elus ehitad, kui sa oled nagu suvaline endale, vaata, mitu maja sa endale ehitad. Ma pakuks, et see on vahemikus 0-5, 99% inimestest. Seal kindlasti keegi teeb rohkem. Kus 5 vundamendi betooni tegemiseks on vaja isiklikku seda vibraator nuia omada. Ma arvaks, et pigem ei ole, lihtsalt trendid korra, millal iganes sa seda teed. Et nagu ma tahaks mõista, miks endal mingi... Ei, see on nagu väga hea point selles suhtes, noh. Tegelikult see on väga hea point, siis ma kaalun, kas ma tahan täiega nagu seda, aga ma olen selle vahel, et see on nagu mingi vana platvorm ja noh, varsti on nagu mõttetu see tööriist nagu. Aga see on väga hea. Ma ei tea, miks ma tahan, ma arvan, et see on lihtsalt see, et ma saan osta endale või omada seda nagu, et see on ju ka see, et ma pean minema rentima kuskile, ma pean minema sinna. Kui ta on mul juba kuradi kohvris olemas, nagu siis ta on olemas. Ja kuna ta on multitool, siis saad reaalselt igal pool teda kasutada. No jah, seda küll. No, siis tuleb ju sellele koht ka leida. Ta hakkab eksisteerima sinu valdustes kuskil, kas su keldris või su kuskil voodi all või noh, ma ei tea, kus sa asju hoiad, vaata. Nüüd tal on vaja kohta. Rendid? Ei ole vaja kohta. Ajutiselt ainult koht. Oli kellegi teise mure. Läheb katki, kellegi teise mure. Aegub, kellegi teise mure. Ma olen nii palju rõõme rentimisest lihtsalt. Põhimõtteliselt küll, aga see ongi see, vaata, et sa alati ei tea, mida ja millal sul on vaja. Noh, et ma tean, et ma läksin kuradi, ma pakkisin endal tööriista kohvri, läksin emal kuradi kraani vahetama ja ma avastasin, et unustasin nagu pooled asjad maha. Oleks nüüd, ja mul ei ole teist poolt, mul nagu lihtsalt ei ole. Siis ma läksin kuradi poodi ja siis ma ostsin teise pool asja endale ja ei olnud väga kallis. No. Ja nüüd ma oman neid riistu ja nüüd mul ei ole kunagi enam vaja neid osta ega rentida. No. Vedas, et sa selle lause lõppu panid, et mul ei ole enam kunagi neid vaja osta. Noh, ei olegi vaja osta, sest mul on need olemas ja kui keegi tahab, siis ma laenan, et ma olen nagu ka tööriistu annan nagu keegi siis nagu rendib minu käest, on ju. Noh. Eks kui mingi suur firma ütleb, et kuule, ma tahan sul tööriistu nagu pooleks teha, nagu siis ma ei anna, aga kui mingi lollakas ütleb, et mul on vaja kuradi üks kuradi, ma ei tea, puutükk mingi pooleks lõigata, nagu võta, on ju. Noh, ma ei tea. Võib-olla ma ise olen siis renditeenus. No jah. Mardi rent. Mis sa teed endale või tahad teha? Ma ei ole üldiselt teinud, aga mulle meeldib see mõte. Nagu õigustada mingi jabura asja ostmist. Ei, aga see ongi, see on põhimõtteliselt õigustamine, vaata. Aga nagu selles mõttes premeerima, kas just, et nagu peab, aga ma ei usu, et see nagu halba teeb, kui just see ei ole nagu siuke igapäevane tegevus, et lihtsalt kogu aeg õigustad mingi, et tegelikult peaks täna, jah, ma olen välja teeninud, et ma ju tegelikult tõusin enne kella 10 üles, et ma arvan, ma võin omale uue auto osta küll. Et nagu, kui see ei hakka igapäevaseks õigustamiseks, ma arvan, see on nagu väga tervislik suhtumine. Sama nagu, ma ei tea, peol käimine. Alati ei ole mingit, ma ei tea, põhjust vaja või tähistada mingit suurt, ma ei tea, ära tehtud asja või et said olümpia kuldmedali. Nagu võib ka mingi olla väike võit, et joo, ma olen, ma ei tea, 6 aega järjest enam-vähem normaalselt söönud. Täitsa norm. Ja vahepeal oli siin nädal aega Snickersit, aga nagu üldjuhul sai nagu ilusti tatra peal elatud, aga nagu hea töö. Täiesti, kas te teate, et Reimo sööb tatart nagu krõpsudega või? Päriselt? Mul on footage olemas. Vahel. See on hea, ta on nagu... Nagu kuidas?
Need olid need ümmargused piraadikrõpsud ka, mis on nagu vaata, kui sa väiksena mängist, et sul on sõrmus. Need sõrmused, okei. Mul on 10 sõrmust. Ma ei diskrimineeri, kõik krõpsud sobivad. Aga teate, sellega on see on ülilahe trikk, mis ma vastasin. Kuidas sa sööd? Need ise on juba siuksed nagu. Ei, sa paned sinna tatri sisse. Peale lihtsalt. Aga asi on see, vaata, tead, kui sa sööd esimese krõpsu, see on nagu parem kui teine või kolmas või neljas krõps. See esimene on kõige parem. Nii. Kui sa sööd mingi tatra või meelde mingi riisi ja muu toiduga, sa võid ka nii süüa, siis iga see kord, kui sa sööd seda krõpsu ja tatart, mis iganes koos, ta on iga kord nagu esimene, sest kogu see tatar nagu võtab palju sellest maitseks omaks ja nagu sul jää see krõpsu maitse suhu. Sa sööd, tunneb maitset, üli hea, neelad alla, pumm, jälle algusest tagasi ja sa sööd uuesti ja uuesti. See on nagu kingitus, mis aina annab edasi lihtsalt. Jääbki andma sulle lihtsalt. See on suht imelik nagu. Ei, ma ei saa kohut pidada. Ma söön riisi hapukapsaga. Ma arvan, me võime sinu eest selle kohut pidada. Maitseb hästi, see maitseb jumala hästi. Päriselt. Sul on mingi veidra toidukombo, mida sa sööda? Toidukombo, siuke. Ei, ma olen suht normaalne nagu. Soolast ja magusad koos? Ei. Aga mul on see, et ma olen hakanud hiljuti nagu niimoodi, et ma panen endale pool kilo hakkliha ja siis ma panen nagu juurikad ka sinna sisse ja siis ma söön ka ainult seda nagu. Mul on raha kokku. Ma olen ka seda teinud. Sest nagu ongi nagu ilma riisi makaronid, et lihtsalt nagu... Sa ikka tead, et raha kokkuhoidmine käib niipidi, et sa jätad selle liha välja ja sööd seda riisi, mitte ei söö liha ja jätad riisi välja? Jah, aga riis ei ole nii maitsev kui liha. Sa pole jasmiini ja basmati riisi söönud? Ei ole. Tee, mees. Riisis ei ole proteiini. Sa ei saa kõhtu täis pikaajaliselt. Kas seal ei ole üldse või seal on vähe? Seal on nagu minimaalselt, ütleme 100 grammi kohta nagu mingi 1-2 heal juhul grammi. Et riis on suht nagu, ta on ainult süsivesik, tal ei olegi rohkem midagi. Kartul ka tegelikult. Seepärast ongi nagu, et ma saan nagu rohkem, mitte rohkem süüa, aga ma saan nagu kõhu täis. Ja nagu, kuidas ma säätan? Hästi. Seleta hästi või? Jah. Nagu vaata, et kui sa sööd nagu, ütleme, süsivesikuid aine, siis see nagu läheb suht kähku su kehast nagu läbi, vaata. Nii. Et sa tunned, et kõht on tühi jälle. Aga kui sa sööd hästi proteiinirikast toitu, siis sul nagu kõht on nagu kauem täis. Et ma söön nagu selle hakkliha ära ja ma ütlen ausalt, ma ei taha mitte midagi rohkem süüa. Ma ka ei tahaks pool kilo hakkliha ära. Ja ma ei tahaks 3 päeva midagi rohkem. Ma ei tahaks seda hakkliha mitte kunagi rohkem näha. Päriselt või? Mees, ma ei tahaks elada enam, ma tahaks kodust välja kolida. Ei, aga see on nii vabastav, see on nii vabastav. Sa lähed poodi, sa võtad oma hakkliha letile ja sa lähed minema. Sa sööd hakkliha ära ja sul isegi ei ole mõtet nagu, et... Sa maitsestad ka hakkliha või? No sool, pipar, jah. Mul on hakklihaga vist mingi trauma, sest ma kunagi ma tulin ühikasse ja mul oli nagu, kus ütleb boksikaaslane, kõrvaltoos üks tüüp, ja siis ta praadis hakkliha ja ma tulin sisse, mu nagu see hais lõi mu peaaegu sealt uksest tagasi uuesti välja, lihtsalt see oli nii hull, ma mõtlesin, see nagu roiskuma läinud liha või nagu roiskuma läinud asi ja siis millegi hiljem tegi jälle, tunned jälle sama hais ja siis mul lihtsalt kuhugi aiu tekkis süke, ma ütleks pime usk või mingi süke nagu tugev mälestus ja emotsioon, et nagu hakkliha haiseb ja maitsebki niimoodi ja ma nagu mind vapsi ei tõmba hakkliha, nagu sellest rääkimine okserefleksi ei tekita, aga nagu kui mul oleks kõht nii tühi, et ma nagu näljapaistetus tekiks, ma arvan hakkliha ikka ei sööks. Ma tean, et veishakkliha on siukene, et ta nagu lõhnab imelikult, kui sa praed teda. Äkki see siis oligi. Jah, et kui sa nagu seahakklihaga võrreldes, siis ta nagu lõhnab rohkem. Haiseb siis pigem. Aga nagu valmis saab pannile paad, siis on hea. Siis on nagu titi-miti. No ketšupit peale panna, siis on kõik asjad maitsevad päris hästi. Seda küll. Teate, mis siin kirjas on või? Sa teed monteerijatel tööd praegu või? Ei, kujuta ette, pime usk. No sa oskad kujutada asjad, nii. Mis seal kirjas on? Jõulud, miks me hakklihast räägime? Ma ei taha hakklihast enam rääkida. Makaronide peale üle minna. Te verikäkki olete söönud või?
tead, mis verikäkk on? see on see, kas ta on see nagu vorstipakk või? Ja siis ise lõikada? Jaa. Need lähevad hapukoorega, vaata. Ja need on normid. Aga sa teed need ringid, vaata, ja siis sa nagu ainult hapukoort panedki peale niimoodi, hapukoort on rohkem kui seda käkki ise. Ja, et ei näeks seda käkki. Siis... Hapukoort verikäkiga. Mis te verivorstist arvate? Väga hea asi. Oleneb, kes teeb. Ma reast üks päev nägin ühte TikToki videot, kuidas verivorsti tehakse. Mõtlesin, ma panen ketti. On ja? In union. Aga we listen, we don't judge. Kuidas ta lühidalt tehakse siis? Tuleks ka teha. No soolikas on seal hõlmatud, meeldan. Seal oli mingi see mökerdis on ja heleroosa. Siis see oli suur, ära tee mulle sellist nägu. Suur tünn. Nagu suur tünn. Verd. Ja see nägi jumala rõve välja. Nagu kuidas sa sööd seda? Kuidas sa sööd verd? Maitsis päris hästi, no. Sinepiga. Ja siis topiti, pandi see sinna heleroosasse kökki, segati ära on ja näästi. Ja siis topiti lambasoolde. Aga nii paljud erinevad just lihatoidud tehakse niimoodi. Ei, aga veri. Sa arvad, kanaliha tehakse ilma, et seal veriprotsessis oleks kuskil või? Ei, aga lõpp-produktis ei ole verd. Võib-olla. Või noh, enamjaolt ei ole. No. Kui seal on ka, siis sa loputad seal ära kraani all. Vähemalt mina loputan. Pesed seebiga? Ei, no seebiga päris ei pese. Aga kus sa verivorstis sellist nagu konkreetselt nähtavat verd, need on nagu mustaks läinud sul või noh, ta on kõik ju tumed. Aga sa tead, et seal on veri sees? Ma ei saa. Kas sa teadsid, ma lihtsalt huvi pärast, et kuidas nagu punast toiduvärvi tehakse Euroopas? Tead, ma ei taha teada vist. Seal on, ma ei mäleta, mis riigis see oli, aga mingi soeriik igatahes, seal on mingid putukad põhimõtteliselt. Sa ei taha nagu niimoodi teada, siis ma ei viitsi rääkida ka. Putukad põhimõtteliselt purustatakse ära. Noh, kuivatavad ja siis nad nagu... Ja siis kui iga kord, kui sa selle Haribo kummikommi võtad ja sa niimoodi teed temaga, siis sa vaatad, et... Aga ma ei söö kummikomme. Mis sa sööd, mis on punane? Ja mitte nagu naturaalselt punane? Ei, ma ikka üritan naturaalselt toituda, Mart. Okay. Putukad, aga veri. Sa teadsid sellest, on ju? Sul voolab soontes veri. Vampiirid olete või? Bro, kui sa mõtled, kuidas enamused meie lihatoidud tehakse või kuida, nagu sul vanamal kanu on või on tal kanu olnud? Ei. Sa oled neid kuskil talus või farmis kanu? Jaa. Toredad väiksed linnud kaagutavad ja ma ignoreerin seda, sest ma väga fännan kanasid. Sama, nagu elusalt ja surnult. Fännan. Aga ma ei taha teada, mis seal vahepeal toimub. See on veider fännlus. Aga kui sa mõtled, ta on nagu tavaline väike loomvärki, muneb, teeb kingitusi sulle põhimõtteliselt iga päev on ja sulle meeldis kingitused värki. Ja siis keegi seal vahepeal, keegi jaa, ei ole ju. Sa võtad ära selle ju. Ja siis keegi inimene peab vahepeal olema, kes lööb seal kanal pea maha ja no see ei ole mina. Tõmbab suled ära ja aga sa fännad seda söömist, aga kui palju lihatoite või kui palju kõik need lihatoidud eeldavad, et mingi loom on tapetud, lihtsalt literally tapetud, mitte vanaks jäänud ja ise surd tapetud. Nagu siis kõik on sellist nagu verivorst ju, kõik on sellised nagu, kui sa hakkad mõtlema veri ja kõik. No see on minu isiklik eelistus. Ma söön üldse väga vähe liha. Mulle ei meeldi. Lihtsalt. Kas sa võid verivorst vihata, sest sa nägid seda videot? Ei, ma pole mitte kunagi verivorsti söönud ja ma ei hakka ka sööma. Aga kas sa oled varem näinud, kuidas seda tehakse? Nagu see... ma ei usu. Miks sa ei peaks sööma seda? No ma nägin nagu eelnevalt nagu. Ja ma ei taha, seal on veri, bottom line on veri. Kuidas Ameerika või inglise keeles tähendab see verivorst on? Blood sausage. Ongi blood sausage, jah? Very worst. Ei ole. On ju vist blood sausage, oli ka inglise keele tunnis. See teema oleb nii käest ära, see toit. Võtame uue. Mis see, palju me rääkinud on? 39 minti. Tasapisi trivime kuskilt hetkest tagasi jõuludele, kas mis veel jõuludel on? Mis on meie jaoks jõulud?
Esimene asi, mis tuleb meelde, on kingitused, on ju, ülitore. Jõuluvana, päkapikud, advendikalender, materiaalsed asjad, aga tegelikult Jeesus. Eesti on vist maailma või Euroopa kõige ateistlikum riik. Tead, ma olen ka seda lauset vahepeal kuuld. See hea täpsustus muidugi, et sa ütlesid Euroopa, võib-olla siis tõesti. Kui sa võtad maailmas nii-öelda protsentuaalselt riigipõhiselt, et kui palju on religioossust, siis Eesti ei ole seal nagu, ma ei mäleta, top 10-ski võib-olla. Seal hakkab pihta üldse mingi Jaapanid asjad, kes on nagu täiesti usukauged ja nagu, aga tihti tuuakse välja Eesti maailma kõige, mis oli ateistlikum riik. Lihtsalt, et mingis asjas jälle esimene olla, muus asja siis ära, siis leitud jälle mingi loll asi. Lihtsalt see oli kõrvalpõige. Veel. Mis veel jõulud, piparkoogi lõhn, mandariinid. Ma ei tea, kuidas teil oli, aga kui ma käisin gümnaasiumis, vist oligi just gümnaasiumis, siis kui jõulud hakkasid, selline detsembri periood, novembri lõpp, siis oli üle koridori tunda igal pool mandariinide lõhna. Ja klassiruumis tundsid ka mandariini lõhna, kui keegi loengu ajal kuskil tagapingis mandariini sõi ja see oli kohe see käsi niimoodi, läks niimoodi. Anna mulle ka. Aga see oli ülitore, see oli kohe selline, et jõulud. Sa nimetasid esimese asjana materiaalseid asju kohe? Ma ei tea. Ma üritan mitte nagu väga palju mõelda elus. kuidas see siiani välja on tulnud? Mõtlemine ei ole tead, ma olen siin, nii et ma arvan, et piisavalt hästi selles suhtes. Siin podcastis või et sul see elus praegu? Siin ma räägin, ma ei taha palju mõelda. Kui on vaja, siis ma mõtlen ja oskan mõelda. Ära sunni teda mõtlema. Ma kaevasin enda laugu praegu või? Veits nagu. Sa oled tõenäoliselt shortis kuskil varsti. Siis tuleb jälle mingi räigalt kommenteid. Ma panin ka ju ühe TikToki üles ja seal on lihtsalt pooled kommentid on mingi hate kommentid. Aga kuidas me ütlesime kunagi, et mingi all publicity is good publicity. Ja, aitäh. Palun. Mis su jaoks jõulud on? Ma arvan, et vaheaeg. Siis ei pea koolis käima. Ja hea toit. See on nagu, kingitused on nagu alati ägedad, on ju. Vahet ei ole, kas annab mulle, praegu annad mulle nagu kuradi ägeda tööriista või sa annab mulle 2 nädala pärast, et nagu tegelikult ei ole vahet. Lihtsalt see, et ma ei pea koolis käima, vaata. See on nagu minu jaoks see number 1. Mis sa arvad, Reimo? Mu jaoks, mida aeg edasi on läinud, seda rohkem ma saan aru, kuidas igasugused sünnipäevad alla sugulaste ja mingi erinevad üritused just silmas pidades sugulastega seotud asju ja perega, nii-öelda, kus ütled vahetu pere või ema, isa ja nii on nagu, need on väga head põhjused, miks kokku saadest, mida aeg edasi läheb, seda rohkem sul mingi oma tegevusi ja kiire kogu aeg mingi muid asju teha. Kes saab niisama oma, ma ei tea, pere või sugulaste kokku lihtsalt nagu, et tulebki kokku mingi suur pere, nagu et ei ole lihtsalt 1 või 2 inimesega, et nagu need on selleks ideaalsed ajad ja nüüd aina rohkem meenubki see, et tavai saab kõik koos chillida jälle rääkida, et mis keegi teinud on, sest tihti on kas pool aastat või 3 kuud või mingi aeg on vahel olnud, et kõikidele sünnipäevadele ka ei jõua ja kõik siuke, et meenubki see. Ja kingid on need piparkoogilõhnad ja mandariinid, see on kuidagi käivad asja juurde, jah. No võt. See sai kähku läbi. Jah. Jõudsime tagasi jõuludeni. Võib-olla ongi hea koht see vetsus vesi peal tõmmata. Sest muidu peab pärast sealt tagant kuivab ära ja siis peab ise harjama hakkama käima, isegi kui see ei ole sinu oma. Aitäh kuulamast kõigile. Kohtume teiega juba uuel aastal. Häid jõule! Ja uuel aastal me hakkame kõik uut moodi tegema. Saate podcastidest veidi rohkem rahu, aga meil on palju üllatusi valmis, nii et stay tuned ja like, share and subscribe. Paneme mingi jõululaulu siia taha siis.
Ta teeb nagu iga erineva kvaliteediga, siis pead hea olema. ÕP jõululaul. Õhinapõhine jõulud on käes, iga nädal uus osa, see pole väes. Jõulukellad küll tilisevad toas, aga editi üle 5 tunni keegi ei soovi naas. Tänane teema on, mida jõuluvana kardab. Üks ütleb deadline'i, see on kindel paratamatus. Teine lisab, aga äkki kardab ta meid 3. Või äkki tal on mikrofoni ydus, mida me ei näe. Õhinapõhine